Aga tere kõigile, minu nimi on Kadri Koort-Kauniste ja mina töötan Haridus- ja Noorteametis ja koos oma heade kolleegide Hanna-Liisa, Kristiina ja Nataljaga me siis täna räägime, mida me siin Harnos teeme selleks, et noorteinfo oleks kvaliteetsem, kättesaadavam ja meil on teile jagada palju-palju olulist kasulikku infot osalus- ja tegevusvõimaluste kohta, sündmuste kohta ja räägime ka rahvusvahelisest noorteinfost. Ja kui vaadata täna sellistele teemade kavale otsa, et siis jagame infot T5 teemakuudest. Oli meil eelmise aasta lõpus siis küsitlus, et vaatame peale, mis siis noored ja noorsootöötajad ütlesid ja muidugi selle pinnalt me oleme ju teinud selle teemakuude kalendri ja ka seda tutvustame ja teisi T-Vida portaali võimalusi. Siis räägime koolitus- ja juhendmaterjalidest, koolitustest, meistriklassidest ja liigumegi siis rahvusvahelise noorteinfo juurde ja ära mine enne ära, kui see veebiseminar infotund on täna lõppenud, sellepärast et me tahame saada sinult tagasisidet. Ja me oleme teinud selle asja täna niimoodi, et meil on ahjusoe noorteinfo käsiraamat siin. Ja me loosime 300 noorteinfo käsiraamatut täna välja. Nende vahel, kes meile tagasisidet annavad, 3 väga lihtsat küsimust, ei ole pikka küsimustikku. Ja siis on ka veel mõned kirjutusvahendid ja toredad märkmikud ja värviraamat. Ühesõnaga 3 meie tänasel infotunnil osalejat, kes siis annavad tagasisidet, nemad osalevad siis väikeses loosis, et me väga täname teid, et te täna siin olete, meid kuulate, meid toetate ja tahame siis omalt poolt teile midagi anda ka vastu. Aga kes me siin siis täna oleme? Hanno, ole. Kas meil jäi üks slaid vahele, mis puudutab ei ole. Oota, tahaksin selle slaidi juurde jõuda ja mis peaksime panema ka salvestama või juba salvestab? Salvestab juba. Nii, aga Harno poolelt, kes me siin oleme? Hanna-Liisa Rebane, meie noorteinfo ekspert, Kristiina Hiis, meie samuti noorteinfo ekspert, Marietta Lokk, kes tegeleb siis meie sotsiaalmeediaga. Kui te meie sotsiaalmeediat jälgite, siis on see väga värvikirev, noortepärane ja selle kõige taga on Marietta ja Natalja, kes siis tegeleb rahvusvahelise noorteinfo poolega. Ja nüüd vist peame minema ühe slaidi tagasi. Et rääkida ka sellest, miks me üldse Harnos kõike seda teeme, et miks me selle noorteinfoga tegeleme. See tuleneb kõik noortevaldkonna arengukavast ja seda rolli me siin Harnos täidame, et me tagame läbi oma tegevuse selle, et noorteinfo oleks noortele kättesaadav, näiteks läbi noorteinfoportaali T-Viit ja ka, et noorsootöötajatel oleksid olemas oskused ja teadmised, kuidas siis noorteinfotööd kohalikul tasandil teha ja meie roll on ka siis neid koolitusi, juhend- ja tugimaterjale teile tagada. Ja kui rääkida üleüldse noorteinfo ajaloost, siis noorteinfol on Euroopas väga pikk ajalugu, mitukümmend aastat, aga Eestis siis jah, 92. aastast hakati noorteinfoga süsteemsemalt just riiklikul tasandil tegelema, näiteks läbi siis noorteinfomessi T-Viit ja ka täna siis meie portaal kannab sedasama nime. Nii et oleme uhked selle üle, mida teeme ja läheme edasi siit. Ja kui veel peatuda natukene selle juures, et mis teeb siis sellest noorteinfost noorteinfo, seda meil tihtipeale küsitakse, et miks te ütlete noorteinfo, miks te ei ütle lihtsalt info, aga noorteinfo on siis kõikvõimalik informatsioon noorele, aga see peab olema talle arusaadav, see ei tohi olla keeruliselt sõnastatud, see ei tohi olla kallutatud, seal ei tohi olla mingit peidetud propagandat ja muidugi see peab siis põhinema usaldusväärsetel, kvaliteetsetel, ajakohastel, asjakohastel allikatel. Ja mulle tundub, et tänases sellises väga kiiresti muutuvas maailmas me tegelikult täiskasvanutena vajame täpselt sama, et info oleks lühike, arusaadav, et see oleks pikalt keerutatud, mitu kilomeetrit pikk, vaid et me tahame, et info on selge, lühike ja me saaksime selle pinnalt siis teha oma elus otsuseid ja valikuid. Ja see on tegelikult see, mille eest me siin Harnos seisame, et informatsioon, mida
mida me noortele pakume, mis tahes teemal, olgu see haridus, õppimine, et see oleks selge, lühike, noor saaks sellest aru. Seda me teeme siis läbi Teevida portaali ja ka toetame siis teie oskusi, teadmisi läbi juhend, tugimaterjalide, koolituste, et teil oleksid olemas need oskused, et kuidas seda infot anda noorele edasi nii, et noor sellest päriselt aru saaks. Ja Harno on ka Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri Erika liige ja selline dokument nagu Euroopa Noorteinfo harta kirjeldabki siis seda, et milline see noorteinfo peab olema, kuidas see peab noori toetama ja noorte informeerituse õigust on tunnustatud ka mitme rahvusvahelise dokumendiga, mis on siin all ka olemas. Nii et me seisame siis koos teiega selle eest, et meil on olemas informatsioon, mis on kvaliteetne, noortele arusaadav ja tõesti, mille põhjal siis noor saab oma elus otsuseid ja valikuid teha. Aga siin ma annan sõna üle Kristiinale, kes siis räägib Teevid teemakuude küsitlusest, Teevida portaalist ja mis siis sealt küsitlusest välja tuli ja kuidas meil on läinud? Tere hommikust ka minu poolt. Alustame tegelikult natukene üldisest statistikast ehk siis, kuidas meie Teevid portaalil eelmisel aastal läinud on. Portaalis käis peaaegu 140 000 unikaalset külastajat ehk siis erinevad kasutajad, kes lugesid kokku artikleid, lehti, kõike, mis meie portaalis on, kokku 177 000 korda. Need on päris suured arvud ja meil selle üle on väga hea meel. Ja kui Kadri siin juba korra mainis Teevid sotsiaalmeediat, siis tänu Marietta tööle, tänu meie sisule on jõudnud näiteks Facebooki postitused rohkem kui 65 000 kasutajani, kus siis eelkõige on meie sihtgrupp noortega tegelevad spetsialistid ja Instagrami omad jõudsid 76 000 kasutajani, kus siis on nii noored kui noortega töötavad spetsialistid. Ja meie selleaastane võib öelda kõige parem tulemus oli TikTokis, kus siis meie postitusi, videosid vaadati 372 000 korda. Marietta on teinud väga head tööd. Aga kui me vaatame otsa sellele tabelile, mis artiklid on portaalis kõige loetumad, siis olen välja toonud siia nii eesti kui ka venekeelsed artiklid. Siin joonistub välja päris ilusti selline erinevus, mis artikleid loetakse eesti keeles, mis artikleid loetakse vene keeles. Kui eesti keeles on peamiselt fookuses enesearenguga seotud teemad või siis nii-öelda heaolu teemad, siis vene keeles on eelkõige seksuaalsuse teemad ja sellised tabuteemad võib-olla, mis noore jaoks muud kaudu ei jõua. Ja kui me vaatame üldse kõige loetumat artiklit portaalis, siis selleks ongi tegelikult venekeelne artikkel seksuaalsuse kohta. Aga tulles nüüd teemakuude küsimustiku juurde, siis me viisime läbi küsimustiku perioodil 17. oktoober kuni 17. november. Me saime sinna vastajaid 1248, kellest väga ilus number 1111 oli noori ja 137 spetsialisti. Ja küsimustik oli üles ehitatud niimoodi, et me jagasime ühte linki ja siis küsimustiku alguses sai inimene valida rolli, et kas ta tahab vastata noorena või siis noortega töötavate spetsialistidena. Ja nende küsimused natukene olid erinevad ja me saime noorte puhul kaetud kõik vanused, et kõige populaarsem vanus oli 13 kuni 17, aga ka tegelikult oli väga tublisti esindatud vanus 18 kuni 22. Ja spetsialistide seas oli kõige enam noorsootöötajaid, mis oli siis 50%, aga samas olid esitatud ka õpetajad, huvijuhid ja ka huviharidusega tegelejad. Kui me nüüd vaatame, mida me noorte käest küsisime,
siis üheks küsimuseks oli see, et kust noored infot otsivad. Et kõige ees oli Google või teised otsingumootorid ehk siis noored otsivad internetist ja jõuavad erinevatele lehtedele sealt juurest välja. Aga ei saa ka jätta tähtsustamata teisi inimesi ehk siis sõbrad ja tuttavad on väga suure osakaaluga, pereliikmed, ema, isa ja ka tegelikult noorsootöötajad, huvijuhid, kõik, kes nii-öelda inimestest noortega kokku puutuvad ja nende käest saavad noored väga-väga palju infot. Ja alles kõige selle järgi tuleb sotsiaalmeedia, eelkõige TikTok, videod, audio, visuaalne sisu, et et need kanalid, mis populaarsed on, iga aasta siin muutuvad, et Facebooki osakaal iga aastaga väga tugevalt väheneb. Ja graafikult kõrvalt näetegi, et mis on siis 2026 aasta küsimustiku nii-öelda tulemused ja mis oli 2025 nii-öelda populaarsemad. Ja kui me siit nüüd edasi lähme, siis me küsisime ka sarnast küsimust noortega tegelevate spetsialistide käest. Ehk siis, mis on need kanalid, mida kasutavad noortega tegelevad spetsialistid noortele info edastamiseks? Nagu noorte jaoks tegelikult ka teised inimesed ja vahetu suhtlus oli väga populaarne vastus, siis ka noorsootöötajate jaoks on väga oluline vahetu suhtlus, sest nii jõuab kõige paremini noorteni. Siis järgmisena oli oluline kanal Facebook ja ka tegelikult Instagram ja kasutatakse ka palju plakateid ja infostende. Aga kui me nüüd vaatame siin neile kahele graafikule otsa, siis tegelikult me näeme, et noortega tegelevad spetsialistid kasutavad kanaleid, mida noored võib-olla nii oluliseks ei pea. Aga siinkohal ongi kõik kanalid olulised ja saame toetada noortega tegelevaid spetsialiste erinevate materjalidega, et oleks võimalik ka kasutada neid. Ja küsisime ka nende käest erinevate teemade olulisust 5 palli skaalal. Me jagasime need 20 erinevaks teemaks ja spetsialisti jaoks oli kõige olulisem tehisaru ehk siis AI, mida hinnati siis keskmiselt 4,58 punkti 5-st. Aga samas näiteks noored seda üldse nii kõrgele ei hinnanud. Vaimne tervis oli nii noorte kui noortega tegelevate spetsialistide puhul väga kõrgelt hinnatud, nii siin, kus oli vaja teemasid hinnata, kui hiljem räägin ka natuke vabadest vastustest. Ja väga noore jaoks olid ikkagi kõik need teemad olulised, mis puudutavad igapäevaelu. Ehk siis, mis on töö ja karjääri osas oluline, kuidas saab iseseisvasse ellu astuda ja ka samamoodi õppimine ja haridus, sest kooliaasta lõpp varsti läheneb ja noored on juba ette selle pärast mures. Ja kui me nüüd võtame ette need vastused, mis olid vabad vastused, siis tegelikult noorte seast joonistus välja väga tugevalt vaimse tervise teema. Ehk siis rohkem kui pooled vastajad tõid välja mingil kujul vaimse tervise teema. Kas selleks oli siis koolistress, kas selleks olid mingid vaimse tervise häired, depressiooni toodi välja, ADHD, autismi, kõiki selliseid olulisi vaimse tervise probleeme, millega tegelikult noored praegusel ajal võitlevad. Ja sealjuures oli veel iseseisva elu alustamine ja sealjuures kogu rahaline pool. Ehk siis need on need olulised teemad, millega noored igapäevaselt infot otsivad või mis on neile vajalik info. Ja muidugi neid teemasid sealt vabadest vastustest käis läbi väga seinast seina,
aga sellised 8 teemat, nagu siin välja toodud on, need joonistusid selgelt välja. Ja kui me siin AI-st räägime, siis neid vastuseid AI-le ette andes andis ta väga ilusa lause, kus ütles, et vastaja on noor, kes on mures oma tuleviku pärast, aga samas tahab häid tulemusi saavutada. Et tegelikult selline meie üks Eesti noor tihtipeale ongi. Ja kui me nüüd räägime ka tänasest infotunnist, räägime ka sellest, et mis on see vajalik tugi noorte infotöös, siis paljud noortega tegelevad spetsialistid vajavad noorte infoalaseid koolitusi, vajavad temaatilisi koolitusi. Hiljem räägime ka meie meistriklassidest, mis seda toetavad. Aga oleme siis eesmärgiks võtnud pakkuda võimalikult palju tuge noorte infotöös just spetsialistidele, et nad saaksid seda infot noorteni edasi viia. Ja kui me siis küsisime noortega tegelevate spetsialistide käest seda, et mis meie loodud materjalidest on kasutatud, siis meie portaalis olevad temaatilised artiklid olid pea 80% vastajatest on neid kasutanud. Vähem on kasutatud teemakuu koondlehti ja ka koolitusi, aga koolituste puhul ilmselt tihti on küsimus selles, et seal on olnud kohtade piirang ja kõik soovijad ei olegi alati osalema saanud. Aga võimalikult palju neid proovime pakkuda, et kõik, kellel on tuge vaja, mingil kujul endale seda leiavad. Ja kui mina tegin siit praegu hästi lühikese ja kiire kokkuvõtte, et kõige tähtsamad punktid välja tuua, siis tegelikult on meil olemas ka pikem kokkuvõte koos kõikide tabelite, kogu infoga meie Teevit portaalis. Leiate selle meie teemakuude lehel on lingitud ja saate vaadata kogu raportit ja kokkuvõtet selle teemakuude küsimustiku kohta. Ja teemakuude küsimustikust tulenevalt tegime me ka meie Teevit teemakuud, mille põhjal on loodud siis meie paberkalender. Meil on veel kontoris mõned alles ja selle jaoks, et need ei läheks raisku, siis me pakume veel võimalust tellida, et kui kellelgi on veel soovi, ma arvan, et meil on kuskil 15-20 kalendrit alles, et võite kirjutada teevit@harno.ee, et mitut kalendrit te soovite, oma telefoninumbri ja Omniva pakiautomaadi ja siis jooksvalt paneme neid kalendreid teele. Siiski, kui te paberkalendrit ei taha, kuna see kalender on päris suur, siis te võite Teevit lehelt endale välja printida kas A4 suuruses või A3 suuruses ka kalendri või kasutada seda digikujul. Ja kõik see info kalendrite kohta on olemas taaskord meie teemakuude lehel. Ja kui me nüüd saatsime jaanuaris suuremat portsu meie kalendreid välja, siis kõik pakisaajad said kaasa ka A4 ja A3 suuruses nõu ja abi plakatid. Need on ilmastikukindlad plakatid, millel on võrdlemisi vähe infot, aga suur QR-kood, mis viib siis otse Teevit rubriiki nõu ja abi. Ja neid oleme valmis samamoodi teile postiga saatma, samamoodi nagu kalendriga, et pange meile kiri teele, kui tahate mõlemaid, siis pange ühte kirja, et soovite nii kalendrit kui ka nõu ja abi plakatit. Aga siinkohal ma annan sõna üle Hanna-Liisale, kes siis nüüd räägib meie teemakuudest ja kõigest täpsemalt. Ja aitäh sulle, Kristiina. Ja siis ma võtan sõnajärje üle ja nagu Kristiina ka mainis, siis Teevit teemakuude küsitluse põhjal panime me kokku Teevit teemakuude plaani selleks aastaks.
Ja nagu ka eelnevalt näidatud graafik välja tõi, siis spetsialistide poolt on küllaltki vähe kasutatav või vähe teatakse David teemakuude koondlehest. Ja see on siis pisikene reklaamirubriik, kus ma hetkel siis selgitan teile, mida see teemakategooria endast üldse tähendab. David teemakuude plaan on justkui tööriistakast noortega töötavatele spetsialistidele. Eelkõige koondab see endasse teemaartikleid, mis, nagu te eelnevalt nägite, on väga-väga populaarsed nii noorte kui ka noortega töötavate spetsialistide seas. Lisaks on seal olemas podcastid, videomaterjalid, usaldusväärsed viited ja allikad ka näiteks meie partnerite juurde, kelle juures saate uurida veel lisainfot nende kas kodulehelt või nendega otse kontakti luues. Olemas on ka juhend ja tugimaterjalid, mida te saate kasutada näiteks töötubade läbiviimiseks või noortega kindlate vestluste arendamiseks. Ja erinevad tähtpäevad, sest tihti noortekeskustes võib tekkida olukordi, kus kas nädala või kuukavasid tehes võivad ideed ühel hetkel otsa saada, ehk siis ka siinkohal paneme omalt poolt õla alla ja võib-olla on võimalik ka meie poolt kokku koondatud tähtpäevadest pisut inspiratsiooni saada. Aga et oleks ikkagi silma ees ja arusaadav, millest me ikkagi räägime, mis need teemakuud on, siis ma toongi teid tegelikult siia Davida lehele, kus ongi david.ee/, mis on David, mis on teemakuud. Kõik need lingid on ka presentatsioonis olemas, nii et muretsema ei pea, need kõik saab pärast hiljem ka kätte. Kuid kui tuleme siit samast menüüribalt spetsialistile ja partnerile, siin esimene kohe nupukene ongi David teemakuud 2026. Siin juba kohe alguses saate näha ka küsimustiku kokkuvõtte informatsiooni ja siin samas on olemas ka seinakalendri informatsioon, mida Kristiina andis. Allapoole siit te võitegi näha teemasid koos juhendite, viidete ja allikatega. Me oleme need koondanud erinevate kuude kaupa erinevatesse jaotistesse, ehk siis saategi võtta vastavalt omalt poolt soovitud teemale lahti selle akna. Kuna meil veel täna viimased päevad on käsil jaanuar, siis vaatame, mida jaanuari lehekülg endast kujutab. Jaanuarikuu teemakuu on vaimse tervise teemal, ehk siis siia me oleme koondanud esiteks erinevad noorte infoportaal David rubriigid, mis neid teemasid käsitlevad. Need lingid on kõik aktiivsed, ehk siis saate siit kohe minna juba edasi sinna, mida päriselt otsite. Oleme koondanud erinevaid artikleid. Lisainfo saamiseks on ka meil siin erinevate partnerite informatsioon, nagu näiteks peaasi.ee, lasteabi, Sotsiaalministeerium, Tarkvanem ja nii edasi. Ja siin samas all on kohe olemas ka koondatult erinevad podcastid, mis on meie enda tehtud, meie enda YouTube'is olemas ja ka videod, mida näiteks kas uurida, uudistada ise või vaadata, miks mitte koos noortega. Ja hiljem Kadriga räägib täpsemalt noorte infotöötubadest, kuid siin on olemas ka siis konkreetne loend erinevatest töötubadest, mida võiks näiteks teemakuu raames ka noortega läbi viia, miks mitte. Ja kui on soovi ja huvi ennast natukene rohkem kurssi viia mingi kindla teemaga, siis siin on olemas ka kavad, kogumikud, kirjeldused, et saada rohkem enesekindlust neid teemasid noortega käsitleda. Ja et teha ka noortele seda teema selgitust huvitavamaks, siis on siin ka tihti erinevad mängud, erinevad testikesed, mida jällegi saate teie oma igapäevatöös kasutada. Ja alati oleme ka pannud lisainformatsiooni selle kohta, kui on tarvis anda kiiremas korras noorele näiteks lisainfot, kust saada spetsialisti abi, spetsialisti tuge, siis need on tihti ka leitavad siit samast teemakuude koondlehelt. Ja nagu ma ennist ka mainisin, siis siin samas all ka tähtpäevad, mida saate näiteks põimida oma nädala või kuukavadesse. Uut ja huvitavat, mida veel portaalis leida võib, ongi meie artiklikesed ja teemarubriigid. Kui te tulete David portaali, siis meil on olemas see samune menüüribasid. Kohe esimesest plokist on noortele ja ongi rubriigid ja artiklid.
kui me siia klikame, siis avanevadki kõik artiklid, mida noorteinfoportaalis David leida võib. Kõige alguses on kõige uuemad ja mida tahapoole lähete, seda vanemad tulevad. Kui teil on mõni kindel soov või mõni kindel teema, mille osas te informatsiooni otsite, siis vasakus servas on olemas ka otsinguriba. Saate kasutada siit otsingumootorit, saate mõne märksõna kirjutada ja see kohe aitab teil jõuda sinna, mida te vajate. Kristiina näitas teile ka meie nõu ja abi koondplakateid, kuid tegelikkuses on see lehekülg meil siin portaalis ka täiesti olemas. Me oleme hiljuti loonud ka sellised märksõnadega nupukesed, mis aitaksid seda vastavat konkreetset kontakti ja selle leidmist teha lihtsamaks. Ehk siis vastavalt olukorrale saab tulla nii noortega töötav spetsialist või noor ise nõu ja abi rubriiki ja leida vajaliku kontakti. Ehk siis me oleme need ise liigitanud erinevatesse kategooriatesse, näiteks hädaoht siin pakub siin 6 kontakti. Neid kontakte me regulaarselt värskendame, uuendame ja hoiame silma peal, et see info oleks jätkuvalt aktuaalne ja asjakohane. Võib-olla kindlasti nii mõnigi teist on näinud, kuid igakuiselt ilmuvad meil ka uudiskirjad, millest me hiljem räägime veel täpsemalt üle, kuid David portaalist on võimalik ka leida siit samast noorte menüüribast. Siin eelviimane nupukene ongi uudiskirjad. Ehk siis kõik uudiskirjad, mida me välja saadame. Esiteks on noorte heaks uudiskiri, mida kindlasti paljud teist saavad. See on just noortega töötavatele spetsialistidele. Me oleme selle info siia koondanud. Kuni 2023. aastast alates on võimalik absoluutselt neid kõiki uudiskirju lugeda. Ja kui te ei ole veel liitunud uudiskirjaga, siis siit samast lillalt nupukeselt on võimalik seda ka teha. Ja David uudiskiri noortele ongi, nagu ka nimi ütleb, just noortele saadetav uudiskiri. Et saate seda ka noortele soovitada ja kui ole muid ja soov, siis on mis on ka varasemalt ilmunud. Üks väga huvitav alamleht, mis meil portaalis on just nimelt podcastid. Kuidas siia saada? Jällegi menüüriba noortele ja siin täpselt keskel kenasti olemas on meil podcastid. Podcastide lehele me oleme koondanud väga palju erinevaid teemapodcaste noortele, noortega töötavatele spetsialistidele ja selle eesmärk on just tuua esile erinevad taskuhäälingud, mida teevad näiteks noored. Siin on meil olemas ka Pärnu noorte podcast, siin on just, et need on just noorte endi tehtud ja võib olla sellist toredat kogemust, mida ka siis noored omavahel saaksid vahetada. Ja kui me sellel lehel allapoole liigume, siis siin samas algavadki noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele podcastid. Vabandust. Et siin on meil olemas näiteks hariduse tulevik, noorsootöö jutud ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kui tekib huvi vaba hetke, võib-olla mõnele heale jalutuskäigule kaaslane kaasa võtta, saate võtta siit endale midagi head kuulamiseks. Kindlasti väga huvitav alamleht, mida tasuks aeg-ajalt jälgida, on meie sündmuste kalender. Ehk siis kui keegi on juba David portaali külastanud, siis meie esilehel ongi siin samas olemas sellises tabeli formaadis sündmuste kalender. Kuid siin samas, kui klikate nupule vaate kõiki, avanebki teile just see konkreetne vaade. Siia me oleme koondanud erinevaid sündmuseid, nii noortele kui ka noortega töötavatele spetsialistidele, mis võiksid teile huvi pakkuda. Siin on olemas erinevad loengud, erinevad näiteks siin samas on projektide esitamise tähtajad, et kõik võimalikud sündmused, mis võiksid teile põnevust ja kõneaineid pakkuda, leiate siit samast. Kuid tulles meie presentatsiooni juurde tagasi, siis need lingid, nagu ma ennist mainisin, on siin samas kõik olemas. Ehk siis, kui saadame presentatsiooni, saate neid siit samas ka kõik kätte. Aga nii, annan siit sõnajärje üle Kadrile, kes räägib teile pisut noorteinfo juhendi tugimaterjalidest. Aitäh! Juba palju mainitud juhendi tugimaterjalid. Siin on nüüd see info ja jagame teile kuuma olulist tähtsat infot kõigepealt uute tulijate kohta. Kõigepealt on meil alles hiljuti välja tulnud uus noorteinfo töötoa juhend, tark investeering tulevikku ja see käsitleb peamiselt investeerimise teemat ja ka pensionifonde.
ja kui me siis Sotsiaalministeeriumiga seda töötoa juhendit tegime, siis ma sain ise ka palju tarkust juurde, et mis asi see liitintress ikkagi on ja kuidas need pensionifondid kõik koguvad seda intressi ja nii edasi. Ehk et hästi kasulik juhend täiskasvanule ka, aga põhimõtteliselt kokkuvõtvalt nii, et kui noored tahavad rääkida rahast, investeerimisest, siis see töötoa juhend on hästi hea vahend, millega siis struktureeritult see vestlus ja tegevus läbi viia ja saab ka ise palju tarkust, et julgesti kasutage, et selle töötoa juhendi ja teised juhendid siis leiab T5 infotuba lehelt, kus on neid erinevaid materjale kokku 27. Siis meie piibel nii-öelda, mille me siis täna ka loosi paneme, Noorteinfo käsiraamat on siis see kuum ja uus materjal, mis on saanud värskenduse alles hiljuti. Ja kui me lubasime siin veidi aega tagasi, et ei, me seda välja ei prindi, siis rahvas nõudis ja ikka printisime, nii et meil on olemas mõned paberkandjal raamatud, aga veebis on olemas PDF. Ehk et kui sa arendad noorteinfot, kui sa tahad midagi teada, kui sa tahad oma teadmisi edendada, arendada, siis võta Noorteinfo käsiraamat lahti, seal on palju praktilist infot. Ja mida veel siin välja tuua juhendite poolelt on see, et seksuaalhariduse teema on hästi kuum ja oluline täna ja ka sellel teemal on meil valminud siis juhendmaterjal, kus on kõik mõisted, selgitused ja muidugi ka kasulikud viited. Ehk et kui noored ka sellel teemal tahavad arutleda, rääkida, et siis on ka see üks võimalus, mida siis oma töös kasutada ja kus sa siis leiad kõik need materjalid ja kõik need käsiraamatud ja juhendid on selline leht nagu T5 noorteinfo ja ma näitan sulle ka, milline see leht siis välja näeb, et kui sa sinna lehele lähed, siis esimene plokk on seal uudisteplokk. Ei, sa ei pea minema, Hanna-Liis, kohe seal olemas need viited. Just täpselt, et seal on see uudisteplokk, kus sa leiad meie kõige olulisemad ja kuumad uudised ja ka koolitusvõimalused. Siis on juhendmaterjalid, kus sa leiad üles väga kergesti selle Noorteinfo käsiraamatu või muud materjalid, mida sul on vaja oma töös, tööplaanide koostamisel või hoopis ülikoolis, et kõik on kompaktselt ühes kohas olemas ja muidugi me kirjeldame seal lehel ka, mis asi see Noorteinfo üldse on, kui sul on vaja seda teadmist ühel või teisel viisil oma töös kasutada või kellelegi põhjendada, vot siis sealt sa tegelikult kogu selle info leiadki, et T5 noorteinfo ja seal on siis see pesakene, kust sina siis leiad kõik juhendid, materjalid, käsiraamatud, koolituspakkumised üles, et Harno lehelt neid nii kergesti ei leia, aga vot see on see leht, kus sa saad selle kogu info kenasti kätte. Aga kui minna nüüd edasi, siis on meil tulemas sellel aastal Noorteinfo baasteadmiste koolitus ja sellele on juba registreerumine avatud. Ja aprillis ja mais siis toimub 2 kontaktkohtumist ja selle vahele jääb siis e-õpe ja ootame teid osalema baasteadmiste koolitusel. Saate Eerika tunnistuse koolitusel osalemise eest ja koolituse maht on siis 28 tundi ja jällegi mine sinna Noorteinfo lehele, kohe esimene või teine uudis ja leiad sealt selle info kenasti ülesse. Ja samuti on meil tulemas meistriklass, et esimese meistriklassi registreerumine on avatud. Meil on juba päris palju osalejaid paari päevaga kirja ennast pannud, et teeme siis Sotsiaalkindlustusametiga meistriklassi abi vajava noore ja lapse märkamine ning abistamine. 2 tundi see kestab, toimub see Zoomis, seda me salvestame ja seal siis tutvustab Sotsiaalkindlustusamet erinevaid praktilisi tööriistu, mida sa saad kasutada ja valmib ka sellest meistriklassist siis juhend, mille sa saad kas või endale välja printida, siis kui sul on vaja, siis sa saad seda kasutada. Aga tule osale seal meistriklassis ka ja pane ennast kirja ja neid meistriklasse on meil sellel aastal veel, aga tuleb siis registreerumise info jooksvalt, kui need ajad juba lähemal on. Aga siin siis ka
kõik need noorteinfo sündmuste ajad järgmisel slaidil on, et millal siis mis toimub, et 4. märtsil see meie noorteinfo meistriklass, siis on noorteinfo baasteadmiste koolitus, Euroopa noorteinfo päev, 7. mail me teeme järgmise noorteinfo meistriklassi, et siin on see kogu info sulle olemas, mis meil sellel aastal toimub, kus sa saad osaleda ja seda ma saan veel öelda, et teisel poolaastal on ka 2 noorteinfo koolitust, mõlemad on veebipõhised koolitused. Üks on siis septembris Digital Intro eesti keeles toimub ja teine on siis 5. 31. oktoobrini Jommi, mis on siis spetsialiseerub noorte mobiilsuse võimalustele, et need koolitused on tulemas, pane endale kalendrisse kirja see info, et on, mida oodata ja kui aeg lähemal, siis me avame ka need võimalused siis registreerumiseks, aga jah, et tulenedes siis teie tagasisidest, teemakuude küsitlusest, vajadustest, et siis me pakume jah, erinevaid koolitusvõimalusi sellel aastal rohkem ja ka meistriklasse, et ei ole neid nii palju olnud, aga et iga kvartal on siis meistriklass, saad sellega arvestada ja siis ka 3 noorteinfo koolitust, et pane see info endale tallele, et kui see info nüüd meie poolt välja tuleb, et registreerumine on avatud, et siis saad sellel silma peal hoida, et ma ei oska öelda nüüd, kui head on meie ressursid järgmisel aastal, aga see on siis see, mida me sellel aastal teile kindlasti pakkuda saame. Ja veel tahame maha hõigata selle, et meil on ju teisel poolaastal traditsiooniliselt noorsootöö nädal. Ja suur tänu kõigile, kes andsid tagasisidet noorsootöö nädalale. Ja sealt siis koorus välja see, et noorsootöötajad ütlevad, et meil tuleb väga tugevalt tegeleda sellega, et noorsootöö maine, noorsootöötaja amet oleks ühiskonnas, avalikkuses rohkem väärtustatud ja nõnda need tagasisidet ka sellest rääkisid, et see peaks olema noorsootöö nädala fookuses ja me edaspidi siis proovimegi just seda hoida kõige suurema fookuse all ehk et selliseid temaatilisi fookuseid tervis või digitaliseerumine, aga hoiame hästi kõrget lippu üleval just sellele, et noorsootöötaja amet, noorsootöö väärtus tuleks siis läbi selle nädala esile ja need sõnumid kanduksid siis kenasti üle Eesti ja see teadlikkus siis suureneks. Aga pane endale kalendrisse kirja, et 9. 15. novembri on noorsootöö nädal. Fookuses on noorsootöötaja amet ja noorsootöö väärtustamine ja kutsume teid kõiki üles seda nädalat tähistama. Sündmuste kalender nagu tavaliselt, siis samamoodi tunnustustahvel, et kiita, tunnustada kolleegi ja muidugi ka siis septembris teeme sellise tutvustava veebiseminari, kus me siis räägime, mis sellel noorsootöö nädalal nüüd toimuma hakkab ja kindlasti tasub siis aasta teises pooles hoida pilk peal noorsootöönädal.ee veebilehel, kus siis ka rohkem infot selle noorsootöö nädala kohta saab. Ja nüüd me tahame veel omalt poolt ühe teema siin välja hõigata ja see puudutab siis õppimiskohustust. Et meil on teile koos ministeeriumiga suur palve, et palun toetame kõik koos noori, kes seisavad täna selle valiku ees, et tuleb valida kas siis gümnaasium või kutsekool ja aitame siis noorel leida üles selle info, et millised on need õpiteed, millised on need karjääriteed, mis tal on võimalik siis edaspidi teha ja toetame siis omalt poolt noori sellel perioodil, sellel võib-olla keerulisel perioodil, kus tulebki oma elus mõned olulised ja rasked valikud teha, aga et see info oleks noorele kättesaadav. Ja mida me saame teha, saame ju pakkuda esmast nõustamist. Ja kui sa tahad nippi saada, siis esmase nõustamise kohta on palju ja selgelt kirjutanud meie hea kolleeg Kaie Branno noorteinfo käsiraamatus. Ehk et selline võimestav arutelu noorega, et saada aru, mis see noorel mureks on ja kuidas siis seda noort suunata, kas leidma siis infot või saada mingisugust nõustamist, et hoiame siis sellel teemal ka näppu peal ja pakume noortele infot, pakume neile seda tuge ja teeme nendega turvalisi ja toredaid arutelusid, mis tõesti aitavad neil elus mõne valiku või otsuse siis lihtsamini teha.
et see karjääri teema ja hariduse teema ka hästi-hästi oluline ja näitasid ju sedasama ka meie teemakuude küsimustiku tulemused, et see on üks palve teile, et toetame noori ka sellel teemal. Aga mina annan siit edasi sõna Nataljale, kes siis räägib rahvusvahelise noorteinfo uudiseid ja tegemisi. Tere hommikust ka minu poolt ja jah, mina olen Eurodesk koordinaator Harnas ja täpsemalt Erasmus pluss Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuris ja tegelen siis Eurodesk Eesti võrgustikuga. Mis üldse Eurodesk on? See on üle-euroopaline võrgustik, mis jagab noortele, aga ka noortega töötavatele spetsialistide info tippimise ja arenguvõimaluste kohta Euroopas ja laiemalt maailmas. Ja fookuses on kindlasti ka võimaluste rohked programmid Erasmus pluss ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programm. Ja kui me räägime võrgustikust, siis hästi oluline on see, et see on 36 riigis ja selleks, nagu Kristiina alguses mainis ka, et see vahetussuhtlus noortega on hästi oluline nii noortele endale kui ka noorsootöötajatele, on igas riigis olemas ka need kohalikult nii-öelda multiplierid, et kohalikult Eurodesk partnerid, kohalikud infopunktid, mis jagavad vahetussuhtluse kaudu noortele seda infot. Ja kuna ongi see võrgustik nii lai, et kui teil on huvi ka rahvusvaheliste partnerite leidmise vastu, et siis kindlasti Eurodesk võrgustiku kaudu seda saab teha. Ja otsida siis kaart on olemas ka, et võite visualiseerida, et kellega koos tahaks sel aastal koostööd teha. Järgmise slaidi ja et mida siis Eurodesk partnerid Eestis, aga siis enam-vähem sarnased tegevused on ka teistes riikides, mida teevad. Et kõigepealt sarnaselt TV-dele üldiselt, et Eurodeskid vastavadki temaatilistele küsimustele, aga siin on suund just rahvusvahelistele võimalustele. Ehk siis kõik see, mis puudutab, kuidas ma saan välismaale minna, et kuidas ma saan reisida, ma saan rahvusvahelises projektis osaleda või praktikale minna või tööd saada välismaale, et kõik see puudutab siis Eurodeski ja neid küsimusi nii noored kui ka noorsootöötajad teie võivad esitada loomulikult nii veebis otseselt suheldes Eurodeskiga kui ka Euroopa noorteportaalis, kus on kastike, kus saab oma küsimust esitada ja siis iga riigi koordinaator saab vastata, aga loomulikult ka kohe peale minnes, et saab ka abi. Siis võib ka natuke nagu sügavamat nõu saada, et kuidas täpsemalt, et kui on üks noor, kes tahab hästi konkreetselt seda rahvusvahelise kogemuse saada, aga ei tea, kust alustada, et siis võibki pöörduda Eurodeski poole ja nad lähtuvalt konkreetse noore soovidest, huvidest, võimalustest aitavad leida selle sobiva võimaluse. Ja jällegi, kui teil nagu noorsootöötajal on kasu arendada ennast, et proovida, et mis asi see rahvusvaheline eelpärane üldse on, et siis samuti, et Eurodeski kaudu võib leida endale just sobiva võimaluse. Samuti meie Eurodesk partnerid külastavad koole, külastavad organisatsioone, noortekeskusi, et selleks, et tutvustada, et mis need võimalused on. Ehk siis, kui teiega planeerite oma tegevused, võibki võtta ühendust ja kutsuda, et tuleks kohale ja ise räägiks, et kuna nagu ei jõua kõikidel teemadel hästi süvitsi minna ja õppida, et okei, mis on need Erasmus pluss võimalused noortele täpsemalt, et kuidas ma tutvustan, et siis saab kutsuda külla ja tulevad räägivad ja erinevates formaatides, et kui on lühike aeg, et siis nagu mingi infonurkaga, kui on rohkem aega, et siis saab ka töötoa läbi viia, võib ka teisi noori kutsuda, et meil on Europeers noortevõrgustik, kus on noored, kellel juba on rahvusvaheline kogemus ja kes tulevad ja jagavad nagu isikliku kogemuse ka. Samuti Eurodeskid osalevad erinevatel haridustöö ja infomessidel ehk jällegi saab kutsuda või kui lähete, et saab kutsuda, kus meil siin messil on Eurodesk ja saada seda infot. Ja korraldame
erinevaid kampaaniaid ja sündmusi just Erasmus pluss Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide tutvustamiseks. Et eelmistel slaididel, kui Kadri tutvustas, et mis sündmused, infosündmused toimuvad näiteks sel aastal, et seal on olnud ka Eurodeski mõned kampaaniad, et näiteks iga aasta oktoobris toimub suur Time to Move kampaania, kus on hästi suur rühm nendele tegevustele, mis tutvustavad jällegi neid rahvusvahelisi võimalusi üle Eesti ja üle Euroopa, nii füüsiliselt kui ka veebis. Siis Euroopa noorte nädala sündmused tulevad aprillis ka, et Eurodeskid on hästi kaasatud nendesse tegevustesse. Järgmise slaidi ka panna. Ja siin on siis meie partnerid selleks aastaks, kes on Eurodesk Eesti võrgustikus, et võib otsida, et kes on see organisatsioon, mis teie lähemal on ja vaadata, et siis nendega saabki ühendust võtta ja koos planeerida, et mis need sündmused võivad olla. Hetkel meil ei ole veel partneri näiteks Hiiumaal sel aastal, nii et kui keegi teist tunneb huvi ja tegelikult tahaks, et ka Hiiumaa noortele need rahvusvahelised võimalused jõuaksid kohale, et siis julgelt võite minuga ühendust võtta ja saame koos arutada, et mismoodi seda saab teha. Ja samuti tutvustan, et loomulikult nagu Davide kaudu, et kõik need suuremad võimalused, pakkumised, sealhulgas ka rahvusvahelised pakkumised saab leida, aga kui teil on huvi ja tahate ise süvitsi minna, et mis see rahvusvaheline noorteinfo on, et siis julgustangi minna just Eurodeski rahvusvahelise võrgustiku kodulehele. Ja seal on 2 eraldi ala nii noortele suunatud kui ka spetsialistidele suunatud, et siis lähtuvalt sellest, et mida te tahate otsida. Ja sealt, kui on nurkse Contact Us, et võib leida ka kõik need kohalikud multiplierid, jällegi nii Eestis, et kui ka välismaal, kui te tahate ise otsida endale partnereid. Ja mis on võib-olla eriti huvitav koos hästi konkreetne, selle kus väga kohesed pakkumised leida ja noortele pakkuda, on see Eurodesk Opportunity Finder. Ja see on selline leht, selline koht, kus iga nädal uuendatakse need rahvusvahelised võimalused, mitte ainult Erasmus pluss Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide võimalusi, aga üleüldiselt, et näiteks mingid rahvusvahelised konkursid, et mõned on kohe 7+ noortele näiteks avatud, kus saab oma joonistusi esitada mingil teemal, erinevad praktikavõimalused, erinevad vabatahtliku töö võimalused, et kõik see tuleb sinna. Ja üks meie kolleeg Eurodesk võrgustikust, kes tegelebki sellega igapäevaselt ja kontrollib üle, et kas nagu see programm on teadne, et kas tohib minna, kas tohib noorele soovitada, et jah, et see on turvaline viis, et kuidas rahvusvahelist kogemust saada. Nii et sealt saab kindlalt infot otsida ja sinna minna. Nii, aitäh sulle, Natalja. Ja oleme siia ülevaatlikult tegelikkuses koondanud ka kõik Harno mitte kõik, kuid väga suures enamuses Harno poolt pakutavaid erinevaid sündmuseid, erinevaid tähtaegu, mis võiksid teile huvi pakkuda ja millest saaksite kaasa lüüa. Ma pikemalt ei hakka nende kõigi kohal peatumus, nagu te näete, see loetelu on küllaltki pikk, kuid taaskord presentatsiooni saadame teile sündmuse järgselt ja saate siis juba soovi korral täpsemalt süveneda. Kuid nagu ma ennist ka mainisin, et me peatume taas uudiskirjade juures, siis toon ka siinkohal välja, et meil on olemas David uudiskiri. Selle sihtgrupiks on noored. Me ei tülita neid igapäevaselt, iganädalaselt, vaid korra kuus ilmub see uudiskiri. Aastas kokku on neid 10 tükki. Me oleme siia pannud ka sellega liitmise info. Uudiskiri hõlmab endast eelkõige noortele suunatud pakkumisi. Meil on seal samamoodi teemakuude teemaartiklid,
konkursid, et kõik, mis võiks noort inimest kõnetada, selle oleme sinna koondanud. Juba eelnevalt mainitud Noorte heaks uudiskiri, mis on noortega töötavatele spetsialistidele. Uudiskiri ilmub aastas 12 korda, samamoodi ainult üks kord kuus ja tõesti väga palju teile olulist, vajalikku, kasulikku informatsiooni see koondab. Et kui te veel ei ole liitunud, siis soovi korral on see võimalus ja see link on ka siia pandud. Meil on olemas ka noorteseire uudiskiri, mille sihtgrupiks on just spetsialistid ja ametnikud. Ja see ilmub tõesti korra kvartalis ehk siis 4 korda aastas ja koondab ta kokku erinevaid andmeid, erinevaid uuringuid, mis võiksid olla teie jaoks kasulikud, mida te saaksite näiteks kasutada oma tööst rääkides, oma valdkonna huvikaitses, seda võite sealt siis leida. Ja Erasmus Plus ja S-uudiskiri, mis on taaskord just spetsialistidele ja ametnikele, ilmub ta 2 korda kuus. Liitumise info on samamoodi siinsamas ja kui teid huvitavad juba Natalja poolt välja toodud rahvusvahelised võimalused, siis ka nende kohta sealt uudiskirjast väga palju informatsiooni saab. Ehk siis kutsume uurima, uudistama ja lugema. Kuid nüüd me oleme jõudmas meie tänase infotunni siis lõpupoole ja praegu avaksime siinkohal mikrofoni just teie jaoks. Ma nägin vahepeal siin juba ka chatis mingid küsimused on tekkinud, kuid praegu on siis see võimalus, et pange oma küsimused kas siis siia samma chati teele või võite ka avada mikrofoni ja meiega siis ka otse vahetult suhelda. Jah, et meil on juba nii-öelda telefonid on punased, on ju, neid teemakuude kalendrite tellimusi tulevad kirjad seoses koolitusega, et loomulikult, et saatke ja küsige lisaks. Et aga kui siin on veel midagi, mida soovite teada, et ma vastasin selle ka ära, mis puudutab siis malevate noorte heaks taotlusvoorude tähtaegu, et ütlen siis sõnaliselt ka välja, et teada on, et noorte heaks projektikonkurss tuleb välja esimesel kvartalil ehk siis veebruaris või märtsis, kahjuks täpsemat kuupäeva ei ole ja malevate kohta on öeldud, et voor tuleb välja märtsis, et seda jagati ka seal nädal tagasi või 2 nädalat tagasi noortevaldkonna infotunnil, et seni ajal ei ole seda rohkem täpsemaks seda ajakava saanud. Vot. Ja ma võib-olla korra kommenteerin, ma kasutan seda aega siin, et tuli mulle emailile küsimus, et kas see introkoolitusel on siis Tallinnas kohtumine, e-õpe ja Tallinnas kohtumine, et kas see e-õppe osa on nagu iseseisev õppimine või on seal ka teatud nagu tegevused mingitel kellaaegadel, siis e-õpe toimub Moodle'i platvormil. Selle e-õppe raames toimuvad veebiseminarid konkreetsetel aegadel, mida saab muidugi ka järgi vaadata ja nendel iseseisvatel ülesannetel on tähtajad ehk et Moodle'i platvormil saab siis teha ülesandeid, nende juures on olemas tähtaeg ja mõte on selles, et kui me siis maikuus kohtume, siis me saame tunnistuse kätte suruda ja teid kenasti rõõmsalt koju saata, et selle koolitusega saakski siis kõik lõppenuks sellel maikuisel kohtumisel, mis on siis 13. mai. Ehk et võib-olla siin ka teile infoks see, et võib-olla ka mõtlete, et kuidas see koolitus välja näeb, aga nõndamoodi ta siis on. Aga meil küsiti ka seal selles registreerimise vormis, et mis sellest infohuntist siis saab, et nii palju me saame omalt poolt öelda, et infohunt on täna endiselt eksisteerib, on olemas ja meie uus kolleeg, kes alustas äsja Harnos tööd, Jane-Piller Pärnamägi, tema siis viib läbi sellised intervjuud kohalike omavalitsuste esindajatega, kes infohunti praegu kasutavad ja ka nendega, kes veel ei kasuta, et millised on need head kogemused, võib-olla mitte nii head praktikad, mida infohunt täna pakub ja sellest tulenevalt siis me saamegi vaadata, mida me saame edasi teha ja kuidas edasi teha, et see infohunt tööle läheks ja see siis selgub kõik tõenäoliselt esimese poolaasta jooksul või selle lõpuks, et kuidas see infohundiga siis edasi läheb, et nii palju me saame hetkel öelda omalt poolt selle infohundi platvormi kohta. Kui meie käest küsida, meiega ühendust võtta, siis peaksid tulema ka meie kontaktid,
et kirjutage julgesti, pöörduge meie poole julgesti, kui on küsimusi, ideid, mõtteid, mida tahate arutada ja oleme valmis ka teie tiimile, kui vaja, mõne väikese koolituspäeva tegema noorteinfo teemal, et neid me oleme siin teinud mõned, aga kui kellelgi on näiteks noorteinfo teema laual, et see on prioriteet ja arendate seda, et siis julgesti pöörduge, et leiame lahenduse ja oleme rõõmuga valmis siis koostööd tegema. Võtke ühendust julgesti.